teine pall, mis on justkui mängitud ka nagu Venemaa jala peale praegu, on see, mis toimub nüüd Vene kiriku ümber. Siin põgusalt sellest nagu rääkisime, aga siia võiks korraks sisse hüpata, sest et sul on raamatus kirjas ka, et kui lääne ajalugu iseloomustab pikaajaline kiriku ja riigi võitlus ilmaliku võimu pärast, siis Venemaale on algperioodil omane kiriku ja riigi liit ning hiljem kiriku täielik allutatus riigile. Et kui niimoodi lugeda, siis on ju ilmselge, et meil justkui tegutseb siin ikkagi Vene riik siin Eesti territooriumil. Aga kuidas sa seda vaatad? On see nii ühene, et see Vene kiriku tegevuse peaks siin sellisel kujul lõpetama? No miski ei ole ühene ja ka see küsimus ei ole ühene ja seda ju need inimesed, kes väidavad, et seda teha kuidagi ei saaks ja need inimesed ka, kes kuuluvad sellesse organisatsiooni või institutsiooni kirikusse, ju väidavad, et nende allus Moskvasse ei ole mitte poliitiline, see on kanooniline, see on midagi traditsioonilist, see on midagi muud, sellel ei ole poliitikaga mingit pistmist, no ja siis me hakkame mõtlema ja Kuremaa nunnad, no mis pistmist neil poliitikaga on ja tõesti ei ole, palvetavad, seal kasvatavad aias mingisuguseid saadusi, palverändurid käivad seal, no ei ole. Nii et see kõik on nagu ta on, jah. See, et võt see on üldse üks niisugune huvitav teema. Ma tooks veel ühe näite. Ta ei ole nüüd kõrvale hiilimine sellest vastusest, aga ta minu jaoks illustreerib, kui keeruline on anda hinnanguid, kus on nii raske eristada, kas sa hindad mingi inimgrupi tegevust või sa hindad üksik inimese tegevust. No sama. Me ju selle otsusega võisime ära võtta õiguse hääletada kohalikul tasandil ka Eesti patriootidel. No miks ei võiks olla teoreetiliselt see variant näiteks? Ja Ameerika kodanikel, kes ja ka nii edasi. Jätame ameeriklased praegu kõrvale, meid ei huvita. Võtame praegu selle variandi, sest see on ikka enamus on ju Vene kodanikud. Seal on ju teisi kodanikke, meil on ju ka Iisraeli kodanikke ja ilmselt mingit Aafrika riikide kodanikke, las nad olla praegu, aga valdav osa on ikka Venemaa kodanik. Ja tõesti, see üksik inimene saab ju, tunneb ennast kuidagi tõesti ebamugavalt. Ja eriti, mis puudutab Vene kodakondsus, siis me teame ju neid fakte, et ega Vene kodakondsusest loobuda pole lihtne. Saatkond teeb ju kõik, et hoida neid inimesi oma peos ja nad ongi kahvlis. Neid lugusi on ju ajakirjanduses olnud. Inimene tahab astuda Eesti kodakondsusesse, aga ta peab ju tõestama, et ta on teise riigi kodanikondsusest loobunud. Loobuda Vene kodakondsust on väga võimatu, keeruline. Nad võivad sul nõuda, et te peate minema Venemaale, tooma sealt mingi tõendi ja nii edasi ja tegemist on inimesega, keda võidakse seal tema vaadete eest arreteerida. No vot, jällegi, tõesti, normaalne inimene, miks me teda karistame? Et see konkreetne näide, mida ma tahtsin tuua. Ja mis oli minu jaoks nagu, mitte nüüd midagi, mida ma ei teadnud, aga mis illustreerib võib-olla seda sama otsustamise keerulisust. Aastaid tagasi ilmus eesti keeles raamat Dresdeni pommitamisest. Ma olen seda näidet toonud ka. Ja mul paluti kirjutada selle raamatu kohta retsensioon. Ja me teame ju seda fakti, et Dresdeni pommitamisel hukkus ju rohkem inimesi kui Jaapanis. Hiroshima, Nagasaki. Ja tõesti õudne. Sa loed ja sa mõtled ja nende inimeste kannatused ja hukkus ju mitte sõjaväelasi, vaid valdav osa ju tsiviilelanikkond, naised, lapsed, vanurid, nii edasi. Jube. Ja ma ei tea, mis pani mind otsima dokumentaalfilme Dresdenist ja ma leidsin neid päris palju. Ja ma vaatasin filme 39. aasta septembrist. Enam see periood, mis järgnes sõja algusele, Poola hävitamisele, Varssavi pommitamisele ja neid kaadreid, kus siis Saksa sõjaväge marsib. 1 miljon inimest, on liialt, 100 000, joovastuses tänava ääres, rõõmustavad, kisavad hurraa, vehivad kätega
viskavad neile lilli siis peale nendele sõjakolonnidele. Ja need on need samad inimesed. Siis sa mõtled, et oot, kas nad ikka ei kanna mingit vastutust selles, mis siis järgneb. Kas nad siis kõik ikka on süütud ohvrid? Noh, muidugi, väike lapse võeti kaasa, sa ei saanud millestki aru. Aga täiskasvanud inimene. Kui sa oled seda tervitanud, siis kuidas on? Nii et need vastused on väga keerulised. Nii tahaks, et me võtaksime vastu otsuseid lähtudes konkreetsest inimesest. Aga sa saad objektiivselt aru. No seega see ettepanek, millega siin sotsid mängisid, et kontrollime meelsust, kas inimene annab mingi vande või midagi, no see on ju mõttetu. Me ju reaalselt seda läbi viia ei saa, ei suuda, ei saa, see ei ole võimalik. Aga muidugi see oleks ideaalne variant, kui me suudaksime kõiki probleeme lahendada tulenevalt konkreetsest inimesest. Vot siis poleks meil neid juhtumeid, mida ajakirjandus nii armastab. Kui mõni inimene kuskil ei suuda mingid, need olid need lood Abhaasia eestlastega ja nii edasi. Kui mingid formaalsed reeglid piinavad inimesi aastate jooksul, kuigi seda võiks lahendada indiviidi tasandil 5 minuti jooksul seda küsimus. Selle klähvimise kohta nüüd veel, et kui mõelda selle sama valimisõiguse äravõtmise peale nüüd selle Vene kiriku ümber toimuva peale, siis kas ei olegi selline pidev Venemaa ärritamine? No meil oli näide sellest, et kas me ärritame või ei ärrita, see ei määra mitte midagi. Me peame lähtuma ikkagi tervest loogikast. Loomulikult, kui me püstitame ainueesmärgina ühe sammu astumiselt seda, et saaks aga Venemaad veel rohkem ärritada, no mitte ei ole siin midagi ohtlikku, aga see on mõttetu tegevus. Aga väga vabandust, kui me lähtume loogikast, kas see ei ole ka mõttetu? Sest et öeldakse ju, et Venemaa ei käitu loogiliselt. Ei, ma ütlesingi, et see ei ole mõttekas. See ei ole meie vaatest lähtuvalt mõttekas, mitte Venemaa vaatest. Sellepärast, et seda energiat, klähvimine vajab ju energiat. Ma arvan, et kui koer klähvib, siis tal kalorid kuluvad. Ma ei tea, kas koeral nad on või ei ole, aga no põhimõtteliselt. Aga ma mõtlesin seda, et sa ütlesid, et peaks mitte siis ühesõnaga tegelemagi selle klähvimisega, vaid lähtuma loogikast. Ei, ma ütlesin, et kui klähvimise ainus eesmärk on ärritada seda, kelle suunas klähvitakse, siis sellel tegevusel pole mingit mõtet. Kui defineerida meie tegevust, nagu Venemaa seda teeb, meie tõelist ja igati põhjendatud kriitikat nende aadressil klähvimisena, siis võib klähvida rahumeelselt edasi. See oli see minu mõte. Et selles pole mingit küsimust. Et retoorika tegelikult ei kalluta siia ega sinna poole Venemaad, et Venemaal on ikkagi oma mingi masterplaan. Ei, muidugi ei kalluta. Muidugi. Küsimus ei ole üldse Venemaas. Me kuidagi väga reageerime tundlikult Vene välisministeeriumi 7. laua asetäitja, 3. asetäitja mingile sõnavõtule. See ei oma mitte mingisugust tähtsust. Aga kui palju omab tähtsust Vene meedias kõlab? No ei oma mingit tähtsust. No mingit pinnast ta loob vähemalt riigi sees, eks ju? No nad on indikaatorid. Täpselt samuti nagu nad on läbi kogu Nõukogude ajaloo olnud. Kui seal hakkavad ilmuma mingisugused artiklid Vene ametlikes meediakanalites, mis tilgutavad kogu aeg vett ühes suunas, et maailma kõige hullem riik on Eesti, et sealt valmistutakse rünnakuks Peterburi suunas ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. No see loomulikult tähendab, et me peaksime valvsusastet kuidagi tõstma, olema tähelepanelikum ja nii edasi. Aga siin on ka väga oluline jälgida, mis väljaandjad need on. Me enam-vähem ikkagi teame, kes väljendavad, no enam-vähem Kremli seisukohti, kes seda ei tee. No neid patrioote, kes on kutsunud üles aatompommi virutama Londoni ja rääkimata Balti riikidest peale, no neid on ju pidevalt, neil ei ole ju mingit mõtet reageerida. Õigus.
aga mis nende inimeste üldse siis nagu mõte on selles süsteemis? Kas nad siis kuidagi testivad piire või nad ütlevad lihtsalt sõgedusi? No enamus ütleb lihtsalt sõgedusi, mõned testivad piire, ega siis ei tähenda, et sõgedus oleks kõikides suundades Venemaal keelatud. Ainult sõgedus ei tohi kuidagi pöörduda, nii nagu seda juhtus selle mehega, kelle nimi mul praegu meelde ei tule, ja kes võimude poolt kinni võeti. Sealt Donbastist, vahepeal oli seal vist kaitseministri asetäitja, no nimi ei tule praegu meelde, istub kinni, kes hakkas oma sõgeduses süüdistama Putinit sisuliselt otseselt, et ta liiga vähe intensiivselt sõdib. No Wagneri grupiga juhtus no enam-vähem sama jah, et nii kaua kui sõgedus on variandis, et pommiga tuleb virutada ja las nad siis kardavad, see on ju ka üks mudel, nii et siin see sõgedus on ju ja selliseid võidaja ütlemisi on olnud ju kõige kõrgemal tasemel. Me kohe ikka näitame ja kohe ikka ükskõik millega, mingi orešnikud ja mis seal kõik kohe hakkavad lendama. No Medvedev on vist üks kõige... No Medvedev seda lakkamatult kordab ja kui siis seda tiražeerivad need tegelased, no see on see väga õige. Aga kui mõni lendab nendest ja hakkab seda kasutama variandis, et ahaa, vot, nad on vaenlased, nad ei viruta veel pommi. Vot, siis on juba hoopis teine küsimus. Sest meie otsustame, millal me mida teeme, mitte sina. Kui palju sa üldse Vene meediat jälgid? No ütleme, et päris palju, aga mitte ajaliselt väga palju. Ja see ajaline limiit on minu jaoks kuidagi pidevalt kokku teadlikult tõmmatud, sellepärast, et noh, sa võid ju sinna ära uppuda. Nii et ma olen teinud pigem valiku nendest inimestest, keda ma jälgin, jällegi, keda ma enam-vähem usaldan. Mul on niisugune tunne, et ma selle suhtes pika aja jooksul olen veendunud, et nende arvamused kuidagi on adekvaatsed või vähemalt nad klapivad reaalsete sündmuste arengutega enam-vähem kokku. Nii et sellest ma lähtun, ma ütlengi nii, kanal ei ole antud juhul, sest väga paljud need inimesed võivad esineda ka eri kanalites. Ja mõnikord vaatan, on inimesed, kes teevad selle tänuväärse töö minu eest ära, teevad kokkuvõtteid Vene propaganda ja nende äärmuslike mingisuguste väljaannete põhilistest sõnumitest. Ei ole mõtet raisata tundu või ma ei tea, kui pikalt see Solovjovi saade kestab, mille reiting on ka muuseas nulli lähedal viimasel ajal, nii et kogu aeg langeb, keegi ei viitsi. No sa ei jaksa seda jama kuulata juba 3. aastat järjepanu, no nüüd jookseb juba 4. Aga seal on need kokkuvõtted ja nendele ma muidugi vaatan siis või heidan pilgu peale, siis ma saan kätte kogu selle kontsentraadi. Nii et põhimõtteliselt püüan nii öelda korjata kokku puljongi kuubikut, aga mitte hakata siis seda lahjendatud puljongit kuskil jooma.